Tere tulemast taas kord vaatama Uncast podcasti ja seekordses saates käsitleme terviseteemat. Nimelt meil on nüüd käsil siis 4-osaline selline saade, või kuidas seda võiks öelda siis, kus käsitleme 4 erinevat valdkonda: keha, mõistust, tundeid ja hinge või vaimu. Ja räägime nende osade terviklikkusest ja ka tervisest ja kuidas seda paremini võiks hoida. Loomulikult koos Reimoga nagu ikka, nii et hei Reimo. Tere Arto. Nii et ega muud midagi, mis ikka, asume asja kallale. Ma annangi ohjad üle siit praegu kenasti Reimole, sest et Reimo on siin tänases saates peamine sõna ja ilmselt tuleb huvitav, nii et soovitan kaasa mõelda. Jaa, no võib-olla siis lühidalt räägiks seda ajalugu, enda ajalugu, et kuidas ma olen siia sellesse punkti oma teadmiste ja arvamustega jõudnud. Kunagi aastal 2002 otsustasin katsetada. No ma lugesin palju Oshot ja siis tema ütles seal, et vaimsele arengule hea kui liha ei söö. No mõtlesin, et katsetan, et oli just ühte laagrisse minek ja meditatsioonilaagrisse või nii. Ja siis katsetasin seal paar kuud ennem juba, et no ei söö liha, et mis siis saab. No nagu midagi ei saanud ja kuidagi halvem küll ei olnud ja ega erilisi nii plusse ka esialgu ei märganud. No siis oli see üritus ära ja ei tulnud enam tahtmist nagu tagasi minna, et siis aeg-ajalt sai ikka üht-teist võetud, aga iga kord oli ikka aina halvem tunne nagu. Juba siukene vaimutasandil juba oli siukene surmasöömine või midagi sellist, et siukene hästi teravalt tuli välja, eriti selline, ütleme, kõrgemate loomade söömine, nagu mingi seaviinerid või lehmaviinerid või mis iganes need olid. Mäletan ükskord, et väga halb oli olla, nagu hingeliselt. Aga sellist kala ja kana ja piimatooteid, seda sai ikka lastud, piimatooteid pidevalt, kala ja kana vahest harva. Kuni siin 2015 aastani umbes. Siis ei tea, kus see siis idee tuli, aga ju see tervis ka oli juba kehvem või midagi, et siis läksin vegan toidu peale selles mõttes, et loomseid komponente enam ei olnud. Mesi jäi küll. Ega see tervis oli nagu oli ja hakkasin uurima igasuguseid asju siin, kaasa arvatud MMS-id ja joodid ja mõlemaid tegin ise kodus enda jaoks komponentidest. Ja igasuguseid muid asju veel. Vitamiinid, värgid, särgid. Ei kasu midagi. Ja siis varemgi mainitud Jeff Berwick, Dollar Vigilanti YouTube'i kanalilt. Teda siis nagu ka jälgisin seal ja üks hetk siis tema hakkas rääkima Arnold Ehretist ja doktor Morsist. Arnold Ehreti raamat oli eesti keeles olemas, võtsin ette ja lugesin ja pärast tuli küll välja, et väga tüüpiline arusaam jäi mul sellest, et tähtsad asjad jäid nagu 2 silma vahele. Nagu ülemineku meetod. Seal raamatus on kirjeldatud siis seda, kuidas Arnold Ehret, kuidas tal oli mingi neeruhaigus, selline eluohtlik ja ükski arst ei aidanud, käis neid 10 kaupa läbi ja siis proovis erinevaid dieete ja siis lõpuks lõi käega, et ma ei taha, ma ei söö ka enam midagi. Tüüa ka mõõdetu värk. Miski ei aidanud ja siis hakkas nagu pooljuhuslikult paastuma. Ja siis mõne aja pärast avastas, et parem hakkas. Ja siis sealt riburada edasi
need järeldused ja katsetused läksid, nii et lõpuks tuli välja jah, et nii nagu ka piiblis on Moosese esimese raamatu 29. salm, et eriti inglise keeles on paremini aru saada, et inimese toit on puuviljad ja noh, herbs on seal, see eeret siis tõlgendab seda kui rohelisi aedvilju nagu spinat ja petersell ja selliseid asju, et nägid seda. Aga jah, see jäi mul nagu meelde ja siis ülemineku meetod on tal seal ka, et 8 nädalat, kuidas siis lähed üle, võtad siin järjest kergemaid toite ja ma võtsin seda sõna-sõnalt, tegin selle vist ära ka, kui mul õieti meeles on. Ja siis läksin nagu täis toortoidu peale. Andis efekti ka või kuidagi? Jah, eks ta ikka andis, et mis seal muutus? Selliseid pidevaid nagu väikseid valusid ja selliseid asjad nagu kadusid ära. Aga samas see kiire üleminek oli inspireeritud ka doktor Morsist. Et hakkasin tema videosid ka vaatama ja siis tema räägib jah, et kui tahad terveneda, siis söö kohe ainult puuvilju, meloneit, marju ja sellest piisab. Ja ma läksin ka nüüd selle rongiga kaasa kohe. Tegin selle Eereti raamatu järgi selle ülemineku ära ja nii nagu sellest aru sain ja siis toortoidu peale 2017 sügisel. Ja noh, tegin kohe pikki mahlapaaste ja värke ja noh, sooled puhastusid ja nii edasi ja kõik oli nagu kena ja samas nagu oli küll parem, aga samas jälle nagu kuidagi toppas see asi. Ei suutnud nagu seda stabiilset seisu leida, et paaste ma lõpetada ka ei osanud tollal, et 2 nädalat olin mahlapaastul ja siis tekkis selline avokaado isu, läksin ostsin avokaadosid, lõpetasin rasvasega oma paasta, et see ei ole õige tegelikult. Paasta peaks lõpetama limavaba toiduga ikkagi. See tugev, selline väga rasvased asjad, et ei ole nagu sobilik. Limavaba toit, ilmselt sa selleni veel jõuad, eks ju? Jah, siin on mu veel jõunud. Eereti raamatu pealkiri on ka limavaba tervisetoit. Inglise keeles, ta on küll saksa keeles kirjutatud vist originaalis, aga inglise keeles on ta mucusless diet healing system, mis on nagu täpsemalt kirjeldab seda asja, see on limavaba toidu tervenemissüsteem. Aga siis jah, 2018 suvel tegin lausa 2 kuud tegin puuvilja peal. Aga peale seda oli juba see oli liiga kiire see üleminek, et nii lihtsalt see asi ei käi, et lapsest saadik on söödud ühtemoodi ja siis nii kiire üleminek see ei toimi lihtsalt. Ja õnneks ma olin avastanud ka professor Spira YouTube'i kanali, kes on kauaaegne selle limavaba süsteemi praktiseerija. Tema paneb rõhku ikkagi sellele üleminekule. See ei ole mingi 8-nädalane protsess, et seal raamatus Eeret, see raamat on kirjutatud, Spira sõnade järgi on ta kirjutatud Eereti kursustel osalejatele, kes aitasid, oli mõeldud, et nad aitavad inimesi sanatoorsetes tingimustes. Et see 8 nädalat on sanatooriumis. Et nagu väga raskelt haigeid ja aidata terveneda. Aga päriselus ikkagi omaette praktiseerides see on nagu, see metoodika toimib nagu eluaegselt. Et alati saad nende põhimõtete juurde tagasi pöörduda. See nagu reeglina ei toimi nii lihtsalt, et lähed nagu hopsti üle puuvilja peale ja siis kõik on hästi. Tegelikkuses hakkavad need kudedesse ja sooltesse on igasugust kahtlast kraami nii ravimites kui toidust nagu ladestunud ja selle liikvele saamine, see põhjustab suurt stressi. Kui seda liiga kiiresti teha, siis sellega lihtsalt ei tule toime. Emotsionaalselt ja füüsiliselt ka vahest. Inimesed satuvad vahest sinna esmaabisse.
Ja, et keha hakkab märku andma, vaata, et kõik asjad, protsessid käivad liiga ruttu, et ei suuda nagu kohe kohaneda nii ruttu, eks ju, jah. Näiteks ravimijäägid, midagi seal läheb välja, eks ju, uriiniga ja väljaheitega, aga palju jääb ka pidama. Eriti antibiootikumidest pidi olema väävlit, et eriti see, et sellest saab aru, paastude ajal võib tulla sellist erekollast appeliskraami, et see pidi olema väävel. Ja siis, olin avastanud selle spiirakanali ja sain nagu soti, kuidas see üleminek peaks ikka toimima, et seal on mitmed nipid, et mõne näite võib tuua, et kõige lihtsam on see, et proovi hommikul kergemalt süüa, võimalikult ruttu puuvilja vastu vahetada oma hommikusöök ja võib-olla varsti puuvilja mahla vastu. Ja võib-olla hiljem jätad üldse vahele. Et see lõunas kuskil. Mina seda alati nagu ei suuda rakendada, nagu mingit sundi nagu selle meetodi puhul ei kasuta. Nii nagu keha nõuab. Ja muidugi siin tuleb vahet teha, et mis on sõltuvusreaktsioon ja mis on nagu vajalik. Ja siis teine meetod on see, et proovi asendada kahjustavamaid toite kergemate vastu. Esimest korda ma nagu kohtasin sellist loogilist klassifikatsiooni toitudel, lähtudes sellest, et inimene on puuviljatoitlane. Seal on siis head alternatiivid, et toidud on jaotatud nende appelisuse ja limatekitavuse järgi, et puuviljad ja sellised asjad, kurgid, tomatid, sellised asjad on limavabad, ei põhjusta mingit kahjustavat reaktsiooni, nad nagu elimineeruvad kergesti. Et limavaba süsteemi see üks põhiline printsiip ongi see, et tuleb tähelepanu pöörata mitte niivõrd toidu toiteväärtusele, kuivõrd sellele, kui hästi ta kehas kõrvaldub. Arnold Ehretil on isegi selline empiiriline valem olemas. Elujõud võrdub jõud miinus tõkestatus. No mingi vastupanu põhimõtteliselt. Ballast oli vist. Ballast, just. Mingi asi, mis nagu segab, eks ole, mis nagu tuleks seest ära saada, on ju. See elujõud on see, mis on sul hetkel see energia, mis sul on nagu kätte saada. Et mõni inimene on väga energiline, teine on jälle selline loid ja pikutab enamus aega. Et see on see elujõud. Aga see elujõud sõltub ballastist. Kui palju on sul kehas seda ballasti. See on sooltes ja kudedes ja igal pool. Ja kui seda nüüd toituda ka niimoodi ja paastuda niimoodi ratsionaalselt ja võimaldada kehal hakata seda ballasti välja viima, siis elujõud suureneb. Ja seal valemis siis, kordan veel, valem oli elujõud võrdub jõud miinus ballast ja see jõud ehk saada olev jõud. Energiavaru. See on nüüd, ütleme, kõik see jõud, mida on, ütleme, loojalt võimalik saada või maksimaalne energia, mis sul on võimalik omandada. Ja mitte ainult füüsiline energia, et sa jõuad tegutseda, aga ka vaimne energia. Just. Et see on nagu sellega seoses ka, et kui seda ballast läheneb nullile, siis elujõud läheneb jällegi maksimumile. Ja nagu sealt valemist on näha, toidu toiteväärtuse mängisin suurt rolli. Et mängib rolli see, kuidas ballast vähenema saada. Ja see on aga see, kuidas toit elimineerub. Ja ma jäin mõtlema selle peale, et vaata, kui oletame, et inimene on näiteks aastaid ennast söönud täis mingit nii-öelda siis ballasti, mis võib-olla on moodustunud sinna jämesoolde ja peensoolde kuskil mingiks kihiks ette nii-öelda, mida keha ei ole välja viinud, sest kogu aeg uut toit tuleb peale, eks selle on edasi, sellega lihtsalt keha ei jõua tegeleda vaata vahepeal. Siis ongi see, et nagu tekib selline kiht mingi sinna ja selle tõttu ka need toitained asjad ei lähe sellest kihist vist väga hästi läbi, ehk siis ei omandu, et siis sööd küll vitamiine värke-särke, aga need lihtsalt ei jõua su kehasse kohale, sest need lihtsalt sul on see mingi paks kiht staffi ees, et see kiht tuleks lihtsalt maha saada, jah, see ongi siis nagu selle paastu ja limavaba süsteemi point siis ja keha puhastamise point, jah. Jah, see on nüüd doktor Morsi järgi on see täpselt nii. Ehreti järgi, ma räägin hiljem, see on väikene isegi lihtsam. Aga jah,
ühesõnaga doktor Morss ütleb ka, et toitained ei imendu, sooled on kaetud selle limaga ja värgiga ja sooled on läinud sopiliseks, sinna on kogunenud igast Pahna. igasugust pahna, lihatükke, igavese vanu ja mingi lima kest on ümber ja ma räägin omast kogemusest. Nii ta vaikselt mürgitab seal ja takistab ka siis nagu ütleme selle toitainete imendamist, kui selles võtmes rääkida. See on algus nagu, see on ainult algus see soolte puhtamaks saamine, mis tähendab, et kui see jätkub eluaeg, siin mitmekümneaastased praktiseerijad, limavoolusüsteemi praktiseerijad saavad ka aeg-ajalt midagi välja järgmise aastaga. Aga jah, see tähendab seda, et kui ütleme sooled puhastuvad, see tähendab, et keha saab hakata, see kõik see toidust ja ravimitest tulev mürk ja happesus, see läheb sooltesse kõigepealt. See tähendab seda, et soolte ümbrus, see on kõige happelisem. Ja seal, kui sooled puhastuvad, see tähendab, et soolte ümbrus saab hakata ka puhastama. Et igasugused probleemid, mis inimestel on alakehas ja neerudega, mis on ka soolte lähedal või vastas. See saab hakata nagu leevenema kõik. Ja ütleme, neerupealised tervenema ja doktor Morsi järgi neerupealised ongi väga tähtsamad, kui räägida füüsilises plaanis, siis ühed tähtsamad näärmed, sest nende selline roll on väga, väga mitmekülgne kehas. Nad hoolitsevad nii, ütleme selle naatriumi tasakaalu üle, nii autonoomse närvsüsteemi toimimise üle, soolte peristaltika näiteks hingamine, vereringe. Ja kui neerupealised selle suure happesuse tõttu on maas, siis need asjad hästi ei toimi. Ja kõige tähtsam funktsioon minu jaoks on see, et need neerupealised minu tõlgenduses on justkui selline antenn, ütleme sellise universaalse või looja energia jõu, ütleme kättesaamiseks nagu antenn või portaal või niimoodi. Nagu mõeldakse sellest kolmandast silmast ja sellest värgist. Ma ei tea, kas see on hea sõna, aga see käbinääre, et see on siis mingi vaimsesse sfääridesse mingi aken või portaal. Et samas on ta lihatükk, eks ju. Kui ta välja võtta samamoodi neerupealised, et sealt nagu midagi ei näe, mis ta teeb. Minule meeldib see teooria päris hästi. See neerupealiste roll on väga tähtis. Ja kui neerupealised on maas, seda on võimalik lihtne ise testida ka doktor Morsi sõnade järgi. Üks asi on väga lihtne asi, vaatad peeglisse, et kui silma all alused on sinised, et see viitab neerupealistele. Kui kotis on siis neerudele või see ei pruugi täpselt nii olla, aga neerudega on probleem jah, kui silma all on sellised asjad. Neerupealised on neerude küljed enam. Jah, sellist nagu üleüldist energiataset kindlasti need neerupealised aitavad reguleerida, et vaata kohvist kuidagi ergutab neid neerupealiseid ka mingil kujul, näiteks kui me kohvist räägime, et ma olen ise olnud kohvisõltlane ka nagu päris pikka aega, vahepeal ei olnud mitmeid aastaid kohvi ja siis võtsin uuesti ja see on selline asi, et lihtsalt ennast natuke rohkem kuidagi keha käima saada rohkem ja et oleks, ma ei tea, energiat rohkem, sest vahepeal on ka selline liiga loid olla ja tõenäoliselt toitumisest, et kuigi ma olen oma toitumist muutunud ka, et vähem gluteeni ja piimatooteid ehk siis laktoosi söönud ja nii edasi. Praktiliselt piimatooteid üldse söögi, ma olen avastanud, et see tekitab lima, kõrvad lähevad lukku, pea muutub selliseks nagu umbsemaks rohkem ja selline üsna ebameeldiv efekt ja kurk hakkab valutama, mida vanasti ei juhtunud. Mingi hetk avastasin, sõin hapukoorega seda, mis ta on see kohupiim, vaata ostad kohupiim hapukoorega, või kodujuust. Sõin seda terve potsiku ära, pärast tunnen, kurk valutab, vaata, mis asja. Mingi hetk avastasin, et selline teemas sain aru, et kui see nagu piimatooted tekitavad põletiku keha, see lima, siis nagu see ilmselt ei mõju mulle kõige paremini, et siis mõtlesin, et peaks vähendama või üldse ära jätma. Ja ongi, et siis ma olen siin need riisigalette söönud, kala, siis neid mingeid vegan määrdeid, vaata, mis need on, kaerapiima,
Mett, jah, et selles mõttes ma ei ole nagu vegan, kuigi vahepeal midagi sinna kanti toitumise osas juba nagu olin. Juurvilju mingil määral. Mõtlen, mis mul siin veel on, mida ma tavaliselt söön. Kaeraelve putru läheb maasikamaasi. Tatart ja nii edasi, et siuksed teemasid, aga jah, see piimatoodetega oli mul ka. Sõin siin ka, vahest tulin poest välja nii, et kotis olid ainult piimatooted. Saia ka või? Nutellat? Saia oli... hiljem ma muutusin tervislikuks oma arvust, hakkasin sepikut sööma. Teradega sepik. just. Aga mul ka täpselt siis 2015 umbes vist, kui ma jätsin piimatooted ära. Mul oli alati midagi sellist, mida nimetasin krooniliseks nohuks. Meeletult neid pabertaskur ette läks. No võt. Ja nii kui piimatooted ära jäid, nii kadus ära päeva pealt enam. Kogu see limastamine. Aga jah, sul on õigus selle neerupealiste ergutamise peale, et see on nagu sümptom ka, et kui nad vajavad ergutamist, et noh, et siis on juba maas. Ja vahest on vaja ergutada, et üldse toime tulla. Ja, vahel on puhkust vaja. Lihtsalt reaalselt, et ma olen avastanud näiteks läbipõlemise teemal, siis tuleb lihtsalt kehale puhkust anda, see aitab ressursse taastada. Mul endal räägin omast kogemusest, et ka selline pingeline töö, pidevalt päev otsa ajule infot, eks ole, lahendan mingisuguseid IT-probleeme 8-5 ja pärast õhtul veel inimestega suhtlemist, YouTube'i videote kuulamist ja lõpuks on siuke tunnet nagu aju kärsab juba enam-vähem, et siuke insuldikanti hakkab vist liikuma. Aga mingi hetk tõmbasin pidurit jälle, et sain aru, et läheb liiale vaata. Et siis lihtsalt nüüd näiteks viimane nädal-2 olen võtnud lihtsalt võimalikult, ütleme, püüdnud ennast nagu maha rahustada ja rohkem puhata, rohkem magada, minna mingi 8-9 õhtul magama ja lihtsalt anda kehale rahu. Ja see on tegelikult isegi tasapisi nagu hakanud tulemusi andma, ma isegi tunnen, see on positiivne ja ilmselt ma jätkan sellega veel, sest et ilmselgelt ma olen oma aju ülekoormanud lihtsalt igasuguste tegevustega ja ilmselt keha ka, et neuropealseid ja niimoodi, et liiga palju kogu aeg ergutust vaata, Facebookist infot, mingid värgid, mingi COVID-19 liigub ringi ja jälle mingid, kõike muud, infot tuleb uksest aknast, eks ole. Moroonik. jah, just. No vot, et ongi, et siis lihtsalt vahepeal lihtsalt infosulg, võtan oma mingid seriaalid või midagi sükest rahustavat, kuulan muusikat, head muusikat, Julie Trude või midagi sükest, ja relax ja küünal põlema kodus, ajule relaxi vaata. Et see aitab tegelikult kaasa ja neuropealiselt ei saa ka nii palju nii-öelda kogu aeg sellist kütet peale, et siis see on nagu lõppkokkuvõttes hea ikkagi, et kui neerud saavad taastuda, see on ilmselgelt vajalik. Jah, kohviga mul oli ka, ma mäletan, kui ma, kas oli ka 2014-15, ma jätsin suhkru ära. Siis ma hakkasin meega kohvi jooma. Ja siis mingi hetk vaatasin, et aitab küll kohvist ja see oli enne limavaba. Ja siis hakkasin mingit, ma ei tea, siguri kohvi või mingit süüpast asja jooma. Ja viljakohvi vist oli saada või ma ei mäleta. Just, aga efekt pole sama. Ja samas nagu mul nagu seda ergutamismoment nagu see nagu mingi hetk hakkas häirima isegi. Siis mul oli hea sellised asendajad. Ja mingi hetk siis jäid nad üldse ära muidugi seal limavaba värgiga. Aga jah, selline ülemik oli mul ka. Aga mis need põhilised toidud siis võiks ollagi, mis nagu aitaks, et ma saan aru puuviljad, ehk siis banaan, pirn, apelsinid, asjad, mis meil siin Eestis nagu kättesaadavad on, et tomatid, kurgid, eks ju, hautad omale võib-olla haudepotis, ma ei tea, lillkapsast, porgandit. Vaata, see on väga erinev. See, kes seda teeb esimest nädalat, eks ju, see on väga, väga erinev sellest, kes teeb seda 5. aastat, eks ju. No, minul on mingi limavaba süsteem ja olen nagu metoodiliselt praktiseerinud siin 3 natuke peale aastat. Et alguses olid palju sellised erinevad asjad, ütleme sellised tavatoidule lähedasemad asjad, eks ju. Mis mul oli alguses? Idusid sõin kõvasti ja vetikaid ja avokaadod ma jätsin enamasti ära. Mingi paar avokaadot korraga ära süüa, ma arvan hea on soolaga niimoodi. Ja siis
järgmine päev oli siuke depressioon oli, et see nagu seda rasva nagu ei kannatanud varsti enam. Siis läks see toit järjest kergemaks, aga aasta pärast tekkis selline, ütleme, samm tagasi. Siis tekkis kalaisu. Et kunagi vahetult enne limavaba ma olin 2017 kevadel olin vaimustatud keto dieedist. Proovitud. See on lahendus. No vot, ja siis ma sõin juba vegan toitu, aga siis ma otsustasin, ei, ma nüüd võtan kala ka. Sõin 3 päeva kala ja siis kalakonserve ja värke ja siis oksendasin nii, et surm silme ees ja siis aitas küll. Aga siis 2019, 2,5 aastat hiljem tuli kalaisu, eks. No mis ma teen? Vaat, üks limavaba metoodika ongi see, et vajadus, kui see jääb püsima, et see tuleb kuidagi ära rahuldada, eks. Aga esimene meetod on see, et sa mitte ei tormu kohe kala kallale, mis on nagu kahjustavam toit, vaid vaatad midagi asenduseks. No ja siis vaatasin seal ökopoodides mingit vegan rosolje ja vegan kala ja ja oligi Prime tomatis. See kujutas endast, see oli seal Mahemarketis Tallinnas. Ja kujutas endast sellist küpsetatud baklasaani mingi tomatipastaga või midagi. Väga kalane. Väga, absoluutselt ma ei saanud, tuli täpselt lapsepõlv meelde, ka Prime tomatis värk. Ja rosolja ka väga ehtne, no. Tegin ise ka, sest ma ei kannatanud enam seda poe oma, seal oli äädikas. No see on nii apeline, et Eiret kindlasti soovitab vältida. Ajas mul jalad paistada meeletult mõne päeva pärast. Ma seda iga päev sõin, oleksin hoogus. Ja siis meetod on ikkagi see, et kui sa sööd sellist karmimat kraami salati koos sellise värske salatiga, kurgid, tomatid, paprikat, lehtsalat, jääsalat, sellised asjad. Spinat. Ja, paras suur kausi täis. Salatit, ideaalne on nii, et sööd, ütleme, pool salatit ära ja siis või rohkem, kuidas tuju on. Ja siis lisad selle lihtsalt aurutatud mingi limavaba köögivilja või siis ka mingi karmiama kraami. Lõpuks mul ei olnud vaja mitte kala, eks ju. Ei olnud vaja mitte seda nii-öelda toiteväärtust sealt, mul oli vaja lihtsalt seda elamust. Ja täielikult nagu tookord rahuldas ära see maitseelamus. Aga isegi neid siis süüa siis koos salatiga. Ja ütleme, kui ei oleks ära rahuldanud, et midagi ei üle, et tuleb see kala ette võtta, no siis ma oleks selle ette võtnud, aga jällegi sama metoodika, et suure salatiga, et see aitab nagu sellel kergemini elimineeruda, et ei ole nii kontsentreeritud see asi sul sooltes. Muidu tekib selline sõltuvusefekt ka, et järgmine päev on see sul sooltes jõuab, siis kui jäme soolde jõuab, siis läheb hulluks. Peensooles ei saa nagu aru. Siis kui jõuab jäme soolde see asi, siis on kohe tunda, et nüüd on jama majas, et nüüd on vaja järgmist portsu kala, või mis seal pares siis jagu on. See on siis üks meetod, süüa niimoodi. Okei. Aga kuidas jookide poole pealt, mingit ravimteed, ma ei tea, nõgese teesid saab apteegist ka osta, mis on näiteks kollastes pakkides, stressitee ja mis need kõik on, et kasulikud, jah? Ma arvan, et see on hea mõtle, kui on selline soov, et mul endal väga pole olnud, vahest harva. Isegi kui ma nüüd siin 2017 sügisel Dr. Morsi palju kuulasin, ma ei tea, 1000 tundid tema videosid. Tema süsteem sai üsnagi selgeks nii-öelda, millest ta räägib. Tema ka räägib tema müüb oma neid ravimtaime tinktuure. Küll on seal neerude toetamiseks soolestiku, küll on seal mille iganes närvisüsteemi. No siis lasin omale, ütleme, protokolli koostada ja tellisin seal 1000 eest neid. Ma elasin tookord Mehhikos pooleks aastaks. Siis ta ei saadnud Mehhikosse, sõitsin Floridasse järgi. Sain Dr. Morsiga kokku, see oli isegi korraks. Vägev. Viskas mind oma autoga ära sinna Airbnb'sse, kus ma elasin. Vaatas, et ma jala hakkan minema kohvriga. Sain mõni minutike juttu vahetult. Ütleme nendest tinktuuridest ma nagu väga ei saanud sotti tookord, et midagi oleks jällegi muutnud. Aga ma usun küll, et mingil hetkel võivad olla nad võiksed. Aga see ei olnud vähemalt minu hetk. Jep.
ja siis on veel vitamiinid ka ju, just D-vitamiinid, C-vitamiin, noh, neid on hästi palju erinevaid, pluss igasugused toidulisandid, värgid, särgid, noh, loomulikult väike disclaimer siia hulka, et me ei ole toitumisnõustajad, vähemalt mina ei ole. Et selles mõttes, aga noh, asjadest, mille kohta ma olen head kuulnud, kindlasti nii-öelda mainin ära selles mõttes. Noh, muidugi. Ja. Minu seisukohalt rääkida, siis vitamiinid on need asjad, nad on sellised keemiliselt eraldatud ollused, ütleme sealt. Sa mõtled need vitamiinitablette või sa mõtled? No, mis iganes, kõik need toidulisandid, ikkagi kõik see, kui lähtuda sellest toitainete teooriast, et siis ikkagi toidust tuleks saada see kõik, et ütleme, see keemiliselt eraldatud värk, see nagu ikkagi lõpuks tuleb kehast välja saada, et see ka kuigi võrra kuhjub ja elimineeru nii hästi. Mina ei ole ka mingi toitumisnõustaja, ma ei tee mingeid soovitusi siin. Räägin lihtsalt oma kogemust. Limavabas süsteemis on need praktiseerijad nagu prof Spira ja Brazeer on seal üks, kes on siis seal nagu põhiliselt tegutsejad, ütleme selle tema YouTube'i kanalil. Tal on see veebileht mucusfreelife.com ja neil on selline väljend nagu lisamisteooria, et alati tuleb kehasse midagi lisada, et paremini asi läheks. No, ja limavabas on see, et tuleb midagi elimineerida, et asi paremaks läheks. Et ma olen see elimineerimise vankri peal ikkagi. Okei. Igal juhul huvitav. No. Et sellist asja väga iga päev ei kuule nagu limavaba toitumine ja tervisesüsteem ja midagi sükast, nii et kindlasti kuulajatele uut ja huvitavat infot siin, mida analüüsida ja võib-olla ka ilmselt ise testida. Ma arvan, et see ongi üks paremaid meetodeid teada saada, kas see päriselt töötab või mitte, ilmselgelt. Ja. No ja ütleme, kas töötab või ei tööta, see on samas jällegi raske nagu mõista, et sellepärast ma seda limavaba nii järjekindlalt teengi, et ma olen seda Spirat ka väga palju kuulanud ja seda raamatut ka paremini mõistma hakanud. Noh, ma olen üsna veendunud, et see asi niimoodi toimib. Ja ütleme, siin katsetanud neid erinevaid toite ja niimoodi, et noh, minu peal, seal, ma postitan sinna Telegrammi selle toitude nimekirja ka, lisaks raamatutele, et seal on siis nagu, jah, küllaltki hästi klassifitseeritud need toidud ja noh, minu kogemuse järgi mõned erandid siia-sinna, tähtsusetud sellised nagu elimineeruvad tõesti hästi, kui nad on limavabad. No mitte kõik, minu puhul, igaühel on see veidi erinev. See annab mulle baasi nagu asjade tõlgendamiseks. Kellelgi teisel on mingi teine baas asjade tõlgendamiseks. Et tema tõlgendab, ütleme, mis minuga toimub hoopis teistmoodi ja mina seda, mis temaga toimub. Lõpuks paneb praktika asja paika. Ja kusjuures veel see, mis puudutab sellist happelist toitu ja keha nii-öelda happelisust, siis happelises kehas ma olen kuulnud, et tekib vähk, aga aluselises kehas või keskkonnas vähk tekkida ei saa, ehk siis põhimõtteliselt vähk sureb ära. Mida see siis tähendab, on see, et noh, sisuliselt parem süüa neid asju, mis keha teevad sul aluselisemaks, mitte happelisemaks. Kohv teeb happelisemaks kindlasti, suhkur, vist ka gluteenitooted, ma võin eksida praegu selle koha peal, aga... Jah, igasugused pärkliserikkad tootedega vaikselt peab nad ikkagi võimalusel kõrvale jätma lõpuks. Valgurikkad tooted, nagu kõik loomne värk, oad, herned, oad, herned, need on selline ülemineku toit jälle. Mina neid ei kannata enam. Okay. Mõne hernekauna söön, aga mingi hernesupp, siis on jama maja seal. Et need on ka sellised valgurikkamad ja siis rasvarikkad asjad. Kõik liha on rasvarikas näiteks ja piim ja kõik. Kuigi ta on sul tai liha, kui hakkad seal vaatama neid analüüse, seal ikkagi rasva on sul meeletult. Kuigi sa ei tunne otseselt seda rasvast maitset niivõrd. Taimset ka siis, ütleme, kookost eriti ei taru, mis oli suur lemmik alguses. Siis, kui ma olin seal toortoidu peal aasta, morsist inspireerituna, et siis oligi nii, et oli väga tähtis, oli mul neid avokaadosid süüa ja neid noort kookost, eks ju. Tuurian oli veel Tais ja Tais käisin hiljem, 2018 kevadel. Seal läks seda tuuriani, sõin, ma ei tea, mitu kilo korraga. Pärast oli ikka jälle siuke tebrekas, siuke rasvane värk enam ei talunud ja kõik, mis juba maitselt on rasvane, see on juba siukene, hakkab vaikselt pika peale ära kukkuma. Ja siuke valgurikas ka nagu ei kannata välja ja värklise
Aafrikas samamoodi. Sa mõtled, et nagu liiga palju valku siis või? Aga kuskilt peab mingit valku saama mingil määral. See on jällegi see valguteooria. Mul on üks video ka tõlgitud. Protein hoax või valgu proteiinipettus. Et seal on nagu selgitada, et see keerukad sellised loomsed valgud, et inimese kehal ei ole nendega midagi teha. See tuleb kõik ära lagundada osadeks. Sest et keha saab tarvitada, aminohappeid, kui lähtuda, sellest levinumat teooriast. Need loomsed valgud tuleb näiteks siis kõik kehal suure vaevaga ära lagundada, tekivad happelised jäägid ja siis need aminohapped siis teoreetiliselt neid siis saab kasutada. Aga need aminohapped on värsketes puu- ja aedviljades ja see ei ole nagu mingi probleem. Et nendest moodustada neid uusi kehale vajalikke, molekule, koostisaineid, osasid, raku uuendamise jaoks, mida iganes, et siis ilmselt saab ka kenasti paremini kätte nendest aedviljadest ja puuviljadest ikka. Tekib muid jääke vähemini. Aga kui me nüüd räägime vähe sügavamal tasemel, ma kujutan ette, et lapsel on vaja sellist asja nagu toit. Aga siin täiskasvanud, nende keha püsib väga heas seisundis pikaajaliste paastudega, kui on üle mindud siin aastaid ja aastakümneid, eks, et järjest pikemaid paaste sa suudad ja tahad teha. Siin mingi 40 aastat praktiseerinud see Brother Air vend Õhk. Tema on siis õhutoiduline. No, mitte päris, aga tema tegi nüüd aasta hiljuti tegi täiesti enamasti vee ja vähese ananassi mahla peal. Ja sellest 1 kuu veel talvel oli nii, et isegi vett ei joonud ega ei puutunud veega kokku mingi vedelikuga. Kuu aega. Ja siis kirjeldas seal ka natuke, mis seal toimus ühes videos. Aga elab, kaalu ei kaotanud on, et keha ehitamine toitainetesse teooria nagu on natuke lonkab. Aga kuidas siis nagu tema üleüldine energia ja õnnelikkuse tase nagu üldse on siis, kui ta siukse huvitava dieedi peal on ja niimoodi elab? No mina küll ei ole tema, aga nii palju ta on rääkinud, et nüüd on sellega raskusi olnud rohkem, aga ta on nagu tänavamuusik. Et kõik need paastude ajal tema vedas või veab oma kõlarid ja pillid ja käruga kuhugi kilomeetrite kaugusele, siis mängib seal päev läbi. See muusika, tema on trummar, eks. Trummi mängimine 10 tundi, eks, ei ole suur probleem talle. Wow. Okei. Muidu on siin 5 minutiga inimestel. Väljas. Mul on tunne, et mul on sama probleem, mis temal võib-olla. Ei ole seda õiget vaimset kontakti nagu loojaga või toiduga on nagu asi juba hea, eks, et suudab süüa küllalt kergelt ja niimoodi, aga see vaimne pool on siuke nõrgem, et siis viimases saates me siin koos tegid Prof Spiiraga, et küllalt vihaseid väljendusi tuli sealt, et ikkagi vaimne pool peab ka olema mängus, sellest räägime ka edaspidi. Just. See on veel keerulisem kui see füüsiline pool. Kui see korras ei ole, siis ikkagi jääd sa topama omadega, et mõnel inimesel läheb see asi kuidagi see üleminek, see kõik läheb nii kergelt, sest vaimne pool on neil nagu juba ennem korras. Üks YouTube'i kanal on Free Melon Society, vaba melonlaste ühing, eks. Mees Eli Marter, kes töötab kaskadöörina ja tema sööb põhiliselt puuvilju tänapäeval. 6 või 8 aastat tagasi läks üle, hakkas üle minema. Täpselt seda limavaba süsteemi vist ei järginud küll, aga temal läks see, ma saan aru, kuidagi lihtsalt. Ta oli ka Prof Spiira kanalil hiljuti. Rääkis oma sellest värgist. Trenni iga päev, temal on siuke hea energia ja teeb oma kaskadööritrikke tead filmides ja paastub tead terved päevad seal. Nädal aega tegi kuiva paastu ka ja mõnel inimesel lihtsalt on see vaimne pool korras ja siis füüsiline läheb ka palju kergemalt. Selles mõttes ka, et kui sul vaimne pool on korras, see tähendab seda ka automaatselt, sul neerupealised ei lähe nii lihtsalt maha. Su keha ei ole nii tuksis, sest neerud toimivad. Ma ei ole jõudnud üldsegi veel doktor Morsi põhilise jutuni, millest ta räägib sellest lümfisüsteemist.
ütleme tavaarusaama järgi on see lümfisüsteem on koht, kus hoitakse, lümfisõlmedes hoitakse umbes baktereid, mis kaitsevad keha viiruste eest, on kahjulike bakterite eest või sihukeste värkide eest on. Aga doktor Moss räägib, et lümfisüsteem, see on ainult üks lümfisüsteemi selline funktsioon. Et lümfisüsteem on tegelikkuses hoolitsebki sellest, et kehast need mürgid, happed, et need välja saaks. Ja see lümfisüsteem viib need happed neerudesse. Ja kui neerud toimivad, siis neerud filtreerivad, seal mingid käsnakesed värgid, et filtreerivad need happed välja sellest lümfist. Ja uriiniga lähevad kehast välja. Aga no kui neerupealised on juba maas, eks ju, kõik on seal ümberringi juba happeline sellest suurest valgusöömisest. Eriti valk on happeline, eks ju, loomne valk ja piimatooted. Siis neerud ei toimi korralikult ja lümfisüsteem hakkab ummistuma, ei vii enam happeid välja. Siis juba asi läheb väga kiiresti allamäge. Mida rohkem neerupealised maas on, seda vähem lümfisüsteem suudab toimida, seda kiiremini sul tervis alla läheb ja neerupealiste olekust sõltub ka see, kõik teavad seda versiooni, et stress ja depressioon, et see on sellega seotud. Ja see on ka jällegi sihukene nõiaring, et suur stress ja depressioon viivad neerupealised veel rohkem maha, eks ju. Tekib veel rohkem stressi ja depressiooni, et tuleb vältida sellist nõiaringi. Aga kui need on juba alguses tugevad olnud sul eluaeg, kuigi on sul kehv toitumine olnud, siis seda muudad, siis läheb see kergelt tundub. Nii et jah, kehahooldus, vajalik asi. Ma mõtlesin kohe paralleeli arvutihoolduse peale ka, et vaata, kui sul on laptop näiteks aastatega mingi tolmu värki täis, siis ka hakkab rohkem kuumaks minema, süsteemil ei tööta, mingil hetkel võib-olla emaplaat kärseb läbi, sest et liiga palju mingit tolmu ja sadet on kogunenud sinna, võib-olla mingit niiskust. Ja lõpuks on selline, et lihtsalt komponendid ütlevad ülesse ja siis lihtsalt kogu süsteem ei tööta enam normaalselt. Inimestena me ei saa nagu, et sa, võtame lihtsalt uue keha, vaata. Vaid nagu arvuti puhul, viskad vana arvuti minema, võtad uue asemele, et vana kärsas läbi ja võtame uue, eks ole. Siis mingi hetk juhtub sellega sama, kui samad tingimused on, sama sellega ümberkäimine on, et siis lõpuks ka see läheb läbi. Aga lihtsalt see, et nagu me teeme autodele hooldust, nagu me teeme arvutitele hooldust ja igast muudele asjadele kodule, kas või kodu puhastamine tolmust mingist jamast, eks ole, et kõik see keskkond ja nii õhutad tuba, lased hapnikku. Samamoodi tegelikult kehade hoolekanne või keha eest hoolitsemine peaks olema selline asi, millega peaks võib-olla rohkem tegelema, eriti kui sa ei taha olla depressioonis, kui sa ei taha olla väsinud pidevalt ja kõike muud on ju või haige, et siis kindlasti on tark midagi muuta. Ja ma arvan, et siin lahendusi tänases saates on juba olnud päris mitmeid, nii et lingid tulevad kindlasti video alla ka, nii et. No näiteks sama analoog, et kui see on gaasikraan, gaasipliidi kraan näiteks lahti jäänud, tunned, et nüüd on jama majas, et vaja õhutada. Ja, kui sa õhutad, aga samas gaasikraani lahti jätad, et jälle pole asjal point, et inimesed ei muuda oma toitumist, aga lähevad trenni, eks ju, ja käivad jooksmas ja tuleb sporti teha ja nii. Sporti võib teha muidugi, ja on liigutada, aga samas tuleks ka gaasikraan kinni keerata. Täpselt. Esialgu natukene tahad ikkagi kaifi saada, et siis natuke jätad veel lahti, aga ja. Lõpuks siis keerad üsna kinni juba, aeg-ajalt nuusutab natukene. Just. Aga see sinu näide viis mind mõttele, tuletas mulle meelde, kuidas see eriti valem nagu selgitab ka seda, mis see surm tegelikult on, et peavooluteooria on see, et rakud vananevad ja kuigi iga 7 aasta tagant pidi uued tulema, siis tuleb mingid errorid sisse ja siis enam rakud enam ei taastu ja siis lõpuks oled selline vana ja väet ja organid ütlevad üles ja sööd küll ravimeid, aga lõpuks ikkagi sureda. Aga selle valemi järgi see tähendab lihtsalt seda, et see ballast on muutunud liiga suureks. Ja lihtsalt
saadaolev elujõud jääb ühe hetkega saab ballastiga võrdseks või saadaolev jõud ja see elujõud ongi 0. Siis on minek lihtsalt. Ja see, miks inimesed, ütleme, väiksemaks jäävad, kokku kuivavad nii-öelda, et see on nagu, jah, see ongi veepuudus ja see veepuudus tuleb suurest happelisusest kehas. Ma vaatan oma margmeid siin, et puudutaks veel mõnda teemat, huvitavad teemad siin, mis on praegu jäänud mainimata, et pöörduks korra tagasi selle inimese loodusliku toidu poole, et kus mul see mõte või loogika ikkagi on, et inimese toit on puuviljad. Tegelikult on asi lihtne. Looduses iga olend sööb väga piiratuid asju ja kõik nad söövad toortoitu tegelikult. Ükski loom ei kuumuta oma toitu. Inimene nüüd küll kuumutab ja lausa teooria on, et liha söömine tegi meid targaks ja nii edasi. Aga jah, looduses seda näha ei ole. Veised söövad sarnaseid asju, eks ju. Kašlased söövad sarnaseid asju. Kellega inimene nagu kõige sarnasem on. Hakkasin mingist evolutsioonist jahuma, seda ma nagu ei toeta evolutsiooniteooriatega. Kui füüsilist sarnasust vaadata, siis kaasa arvatud, ütleme, siseorganid ja värgid ja siis inimene on ikkagi kõige sarnasem on inimahvidele. Ja nende toit on looduses puuviljad põhiliselt. Seal nagu tuleb päris lihtne järeldus juba, et meil võib olla midagi sarnast ja tõepoolest, et teine asi on see, et mis on inimese elukeskkond. Et selge see, et me siin, kui me käime siin 10 kuud aastast või 9 kuud aastast paksult riides, siis see ei ole meie elukeskkond tegelikult siin 60 kraadi põhjalaiust. Et ikkagi inimese elukeskkond on kuskil troopilises. Mallorca! Mehhiko Acapulco 30 kraadi pidevalt, et see on normaalne. See on muidugi apelise kehaga inimestel raske taluda, selline kuum tihti, kes on siin põhjapaanul külmaga rohkem harjunud ka. Aga ikkagi, et see ei ole enam probleem. Pigem on probleem külmaga, kui niimoodi kergemalt süüa, et siis päris paksult riides käima. Sealt see loogika tuleb. Ja kui sa seal troopikas lähed, siis loodusesse, põhimõtteliselt troopilised puuviljad ja sellised asjad, et neid sa võtad ja sööd ja naudid, eks. Aga mingit lehma hakata taga ajama, et sealt piima lüpsta või mingit looma küttima, et kui me võtame nüüd nagu siukse puhta lehe seisukohalt nagu lapsed, eks. Kõik lapsed nunnutavad loomi, eks. Ükski ei kipu hambaid sisse lööma põrsale või midagi. Täpselt. Aga kui see on asi on taldriku peale, keegi neile ei ütle, millega on tegu, siis ei ole, siis nad söövad, eks. Ja ongi, et looduses kõige kättesaadavamad asi, kõige ahvatlevam asi on puuvili. Ta nähe siin lapsele, et. Ja marjad ja melonid, sellised asjad. Kurk ka võib-olla läheks peale ja tomat aeg-ajalt. Nakid seda mõnda roolist lehte. On maitse elamus saada. Rohkem sellepärast. Võib-olla siis ka mingi keha toetav toime seal ravimtaimedel ja nii. Sealt see loogika tuleb, et kui panna siin ports väikseid lapsi ja laua peale panna puuvilju ja siis samas sinna toorest liha või aurutatud brokolit, läheb ikkagi kõigepealt läheb puuvilli kõik. Ega see toorest brokoli ammugi keegi ei taha, ikkagi see peab ikka võimalikult sükene maitsev asi olema, et inimene süüa tahaks tegelikult, et kõik see kokakunst on selline maitsemeelega trikitamine, et kui saepurus seidiks, siis tehtaks sellest ka midagi, kui see kuidagi elimineeruks kehast. Paned aga soola ja rasva ja maitseaineid ja segad seal veel tomatit hulka, serveerid kõrvale ja läheb, eks. Umbes nii see söömine praegu käib. Praetud saipuru ja keegi ei lähe vaata põllule, et märida seal mingid viljaterasid, ei inspireeri, seda tuleb põhjalikult töödelda, eks. Jahuks teha ja pannkooki teha ja suhkrut panna ja moosi panna. Seal on juba marjad mängus, aga see on ka suhkrut täis, eks. Siuke meeletu kokakunst on siukene ärapetmine, illusioon tegelikult. Samamoodi inimene võib oma nägemist usaldada, aga on võimalik tekitada sellised illusioonid, et sa ei saa aru, mida sa täpselt näed. Trikitada võib igat moodi, et see ka käia. Küll ta nahka läheb, aga proovi seda toorest liha süüa. Leidub inimesi, kes söövad, aga see ei ole see, mis inspireerib, eks. No lõhe võib olla.
soola peale, toores lõhe. Seal on juba sool mängus, vaata. No jaa, see aitab jah. Kui sa seda kunagi söönud ei ole, sellist toitu, puuvilja sööjast lähed järsku, proovid seda lõhet, ma arvan, et see on suht siukene. Jaa, kummaline ilmselt jah. Öka, aga siin ütleme, prae pealt sinna toore lõhe peale minna võib-olla ei olegi null. Jah, ma arvan ka, et meil tegelikult lapsepõlvest saati me oleme nagu traditsioonidest ja ma ei tea millest valesti tegelikult sööma harjutatud ja õpetatud, et a la 3-aastaselt läheb Coca-Cola juba sujuvalt ja mingid krõpsud ja mingid snäkid ja marsid ja mida kõike vaata siin tegelikult lapsed söövad, on ju. Ja siis mingi hetk antakse ette nagu normaalsed asjad, on ju, a la pirn puuviljad, siis võib-olla, noh, mõned võtavad, mõned võib-olla, et ei tea, ma tahaks ikka seal šokolaadi või midagi muud vaat, midagi harjunud. Vaata, see ongi see, et need, ütleme, see sool ja suhkur ja need, ja see kakao ja see kõik stimuleerib, vaata. Naturaalsest puuviljast sa ei saa sellist stimulatsiooni, sa saad head maitselt, sa ei saa sellist stimulatsiooni. Ja sest laksu nii jälle, jah? Jah, laksu, sul tekib siuke sõltuvus. Ja siis lapsed on kogu aeg vaata see, lapsed on nagu beebist peale vaikselt harjutatud, neil on ka üleminek. Kõigepealt ei anta neile kohe lihakantsegat ette, neile antakse seda appelist emapiima, eks ema sööb liha, siis on piima ei ole ka suurem asi. No siis tekivad gaasid lapsel, siis laps karjub. Inimesed arvad, see on normaalne, et lapsel on gaasid. Ei ole normaalne, lihtsalt piim on appeline. Siis antakse vaikselt igasuguseid putrusid, eks ju. Need on juba tärklasirikkad, hakkavad lima tekitama. Siis lisatakse liha ja see tekitab appeli. Siis on lapsed on haiged pidevalt, eks ju. Siis imestatakse, need viirus tuli jälle. Ja. Mis tegelikult on, et laste keha on veel nii heas seisus tavaliselt. Kui nad on sündides piisavalt heas seisus, vahest on lapsed väga halvas seisus juba sündides ema lümfisüsteemi ühenduse tõttu. Vahest on kohe neil mingi probleem. Aga siis nad on pidevalt haiged, seda peetakse normaalseks. Aga lihtsalt hiljem, kui see asi sooltes nagu kuhjub ja siis ei mõju see nii kiiresti enam ja tugevalt, et sa võid aastakümneid hakkama saada. Ja võib-olla mõnel tuleb siin alles 70-selt, 80-selt hakkavad probleemid suuremad. Mõnel hakkavad juba siin, juba varem, lapsepõlves 20-selt. Et mida, doktor Moos räägib ka, et mida järgmine põlvkond edasi, seda nõrgemad on inimesed, kuna emad on järjest nõrgemad, isad on järjest nõrgemad. Kuna toitumine läheb järjest halvemaks, kiirtoit ja hamburgerid, pizzad, eks ju, lähevad nii, et. Ja nüüd on need muidugi sutsud ka platsis, et seal on närvimürgid on seal kindlasti sees, mis iganes seal veel sees on, lootejäägid ja grafeenid, mis iganes. Väga tähtis on see, et seal on närvimürgid sees ja seal on kogu aeg olnud närvimürgid sees, nii palju kui mina aru saan. Ja iga vaktsiin sul, see kohjub samamoodi kehas nagu iga ravim, aga veel hullemini, sest see läheb otse verre. Palju rutem tekivad sul probleemid tervisega lihtsalt sellepärast, et keha muutub appeliseks, sest neerupealised on maas, lümfisüsteem aeglustub, pakseneb see lümf seal. Apped ei lähe, kuhjuvad järjest kiiremini. Mõnel tekib kohe probleem, kui ta on piiri peal olnud. Nii kui ta sutsu saab, nii heidab hinge või jääb haigeks või näiteid on miljoneid siin. Jep. Liigume edasi. Selline meem on ka olemas, et me oleme kõik erinevad, et mõned inimesed on loodud sööma liha ja mõned on söödud vegan toitu ja vegan toit ei kirjelda toitu, see kirjeldab lihtsalt, mis toit ei sööda. Vegan toit võib olla väga, väga terviskahjustav. Sa võid veganina süüa palju halvemini kui inimesena, kes sööb liha ja suures osas toorsalateid ja puuvilju näiteks. Lisaks sellele. Aga kui sa sööd veganina ainult seda vegan töödeldud toitu, mingit vegan pitsasid ja värke ja hästi palju riisi ja sellist asja, et siis ubasid, see võib olla sul tervisele veelgi halvem kui vähene liha. Tegelikkuses on see, nagu ma enne mainisin, et inimese looduslik toit on üks samamoodi, nagu on iga lõvi looduslik toit on üks, et ühes piirkonnas on üks gnuu või teine gasell kätte saadavat. Aga toidutüüp on ikka üks, et inimesel samamoodi, aga lihtsalt sul ei ole võimalik sinna kohe sisse hüpata pea ees, et see ei lõpe kõige paremini. Ei ole jätkusuutlik. Ütleme, kujutame ette, et keegi läheb siis sellele
hakkab seda limavavasüsteemi praktiseerima või siis peagi tekib selline efekt, et mingid vanad hädad hakkavad tagasi tulema. Mul on ka olnud, et ma kunagi kukkusin ja lõin omal külje nii valusaks. Redeli pealt kukkusin ja 2-3 nädalat olin kodus ja lõpuks läksin tööle ja ei läinud kuigivõrd paremaks, aga läksin tööle ja kuidagi läks üle lõpuks. Ja see tuli tagasi nüüd üle 10 aasta hiljem limava praktiseerides ja nädal aega kaua ta tegi nagu häda kõvasti ja saan jälle tööl käia. Aga siis läks nagu üle. Aga ma loodan, et ta nüüd läks nagu sellise väike aste kõrgemal üle või suutiski see koht siis terveneda juba piisavalt. Tookord ma ei lasknud tal terveneda, eks. Ma ei puhanud esiteks ja teiseks ma nagu saboteerisin pidevalt selle toiduga. Sellised asjad juhtuvad. Sa võed nad jälle läbi targemana, eks, ja kui nad tulevad, võib-olla tuleb veel tagasi. Siis jällegi paastub vaikselt ja laseb jälle terveneda. Samas see paastumine, see on ka väga erinev inimesed, et ei ole ainult, et veepaastan ja ongi kõik. Näiteks kui sa oled pidev hamburger, söö pitsamugi ja siis kui sa need juba ära jätad, see on nagu paast sulle. Väike paast. Ja kui sa lähed juba sellise, jätad liha ja suuremad tärklised ära, see on juba väga suur paast, kui sa oled seda iga päev teinud. Siis keha saab taastuda ja vabaneda nendest üleliigsetest ainetest, jah. Teed nädal aega toortoitu näiteks ja siis hakkab tagasi vanamoodi sööma, et see vahepeal oli paast, eks see täielik sul. Ja kui sa oled pikka aega limavaba olnud, siis veepaast või mahlapaast, eks on paast juba. Ja kuiv paast tuleb mängu ja niimoodi. Põnevad teemad. Ilmselt jätkuks meil veel päris pikalt siin mida rääkida ja jagada. Lõpetuseks veel mainin selle ära, et tähtis eriti kontseptsioon on see, et inimene on õhukütuse masin. Et inimene keha toimub tegelikult õhu peal, mitte toidu peal. Et kui on õhku, siis on elu ja energiat. Aga jah, iseasi on, kuidas siis sellise olukorrani uuesti jõuda, et see võimalik oleks selle. See on protsess. Just. Igal juhul tänud väga heade innustuvate mõtete eest ja ka lahenduste eest, Reimo, et ma usun, et kuulajad ja ka vaatajad said siin kindlasti inspiratsiooni. Nii et... Vähemalt saab uusi ideid, mida kaaluda ja uusi allikaid, mida uurida. Just. Tänaseks tõmbame otsad kokku ja täname kõiki kaasa mõtlemast ja loodame, et teie elukvaliteet selle informatsiooni tulemusel ja nende asjade rakendamisel paraneb. Olge hoitud. Tänu teema. Tänu.